Ajaloo jooksul on paljud kuninglikud perekonnad sugulaste vahelisi abielusid sõlminud, et kindlustada või laiendada oma võimu, kuid ükski neist pole seda teinud rohkem kui kurikuulus Habsburgide dünastia. See viis ühe ajaloo kõige rohkem sugulaste vaheliste abieludega naisliinini, mille tipuks oli Austria Maria Antonia, ajaloo kõige enam sisearetatud printsess. Nõrk, lühikese elueaga ja oma suguvõsa viimane on tema lugu sajandite pikkuse sugulaste vaheliste abielude haripunkt. Koos oma moondunud onu, kuningas Carlos teisega, tähistas ta Hispaania Habsburgide dünastia traagilist lõppu. Aga selleks, et mõista, kuidas Euroopa võimsaim perekond kokku varises, peame Habsburgide ajaloo sasipuntras tagasi minema. Võimas Habsburgide dünastia sai alguse Šveitsi ja Austria karmidest piirialadest keskajal. Aastate möödudes hakkasid Habsburgid vallutama suure osa Euroopast, kuid mitte peamiselt veriste sõdade kaudu. Ei, nad olid selgeks saanud, kuidas kasutada abielu võimuvahendina, luues liite, mis võimandasid neil haarata tohutuid impeeriume. 15. sajandi lõpuks pärisid nad Hispaania trooni, saades Euroopa kõige peatamatumaks jõuks. Perekonnaks, kelle võimul polnud piire. 1556. Aastal jagas Karl V selle tohutu impeeriumi oma perekonna kahe haru vahel, oma vennale Ferdinandile ja pojale Felipele, luues kaks kuninglikku suurvõimu. Austria Habsburgid, kes valitsesid Kesk-Euroopat, ja Hispaania Habsburgid, kes juhtisid impeeriumi, mis ulatus Madridist Ameerikani. Aga nende strateegia võimu perekonnas hoidmiseks, sellel oli oma hind. Nad abiellusid omavahel ikka ja jälle. See villakas traditsioon viis laastavate geneetiliste tagajärgedeni, mis nõrgestas nende dünastiat seespoolt. On lugematul hulgal tegelasi, kellega võiksime alustada, ja sugulusaretus ulatub sajandite taha. Aga meie lugu algab Austria Margaretast, Hispaania kuningannast. Sest pärast teda sõlmiti abiellusid üha lähemas suguluses, geneetika muutus üha nõrgemaks ja langus üha vältimatumaks. Austria. Margareta sündis 1584 aasta jõulupühal Graatsi linnas Steiermarki hertsogkonnas, mis asub tänapäeva Lõuna-Austrias. Tema isa oli Austria ertshertsog Karl II ja ema Baieri Maria Anna. Nagu paljude Euroopa kuninglike suguvõsade puhul, oli ka nende veresugulus põimunud läbi põlvkondade kestnud nõbudevaheliste abielude, kuid see liit läks veelgi kaugemale. Nad olid onu ja õetütar. Ja ometi, hoolimata nii lähedasest veresugulusest, jõudis nende 15 lapsest 12 täiskasvanu ikka. Margaret, 8. laps, sündis rahvarohkesse ja ambitsioonikasse perre, kus teda ümbritsesid vanemad õed-vennad, keda juba valmistati ette suurteks saavutusteks. Kuigi Margareta pärines perekonna Austria harust, kuulus ta Habsburgide Steiermarki harusse, mis ei kuulunud vanemliini hulka. Võimsam Habsburgide liin valitses Austriat ertshertsogidena, juhtides oma valdusi Viinist. Selle vanemliini pea oli sel ajal Rudolf II, ekstsentriline ja omapärane mees, keda huvitas rohkem eksperimentaalsete kunstnike ja mustkunstnike palkamine oma Viini õukonda kui Habsburgide valduste valitsemine. Kuid tema suguvõsa haru oli hõrenemas ning Margarete harul oli ohtlik potentsiaal, nii et ühel päeval võisid nad oma nõbudest mööda minna ja Viinis võimu enda kätte haarata. See võimalus muutis noore Margarete, hoolimata sellest, et ta pärines niinimetatud nooremast harust, Habsburgide võimumängus oluliseks malendiks, nagu me näeme. Kasvades üles Habsburgide nooremas õukonnas Graatsis, õppis ta rääkima ja lugema ladina keelt, mis oli kogu varauusaegses Euroopas teaduse ja katoliku jumalateenistuse keel. Noortelt õukonnadaamidelt oodati, et nad valdaksid kombeid, muid trende, tantsu ja sageli ka muusikat. Paljud, nagu Margareta, kirjutasid samuti kirju poola, saksa, ladina, itaalia või inglise keeles, kasutades kaunist kalligraafilist kirja. Nii mööduski Margareta noorus. Ta oli teadlik ka oma aja poliitikast. Habsburgid valitsesid Saksa-Rooma riiki, mis oli suur ühendus sadadest väikestest vürstiriikidest ja vabade linnade kogumitest, mida sidus omavahel vaid nõrk ustavus Püha Rooma keisrile, kes oli tavaliselt Austria Habsburgide vanem liige. Sajandeid hoidis Saksa-Rooma riik kinni õrnast ühtsuse illusioonist,
kuid see illusioon purunes 1517 aastal, kui protestantlik reformatsioon vallandas usulise mässutormi. Kui luterlikud ja kalvinistlikud riigid eraldusid, hakkas keisririigi sajandite pikkune kord lagunema. Margareeta sündis selle kaose keskel, ajastul, mil pinged kasvasid, lõhed süvenesid ja impeerium oli lagunemise äärel. Peagi tõmmati ka tema enda elu sellesse tormi. Kui Margareeta oli veel väga noor, hakati juba mõtlema tema võimalikule abielule. Varauusaegses Euroopas ei olnud teismelise mõistet olemas. Lapse east sai täiskasvanu kohe pärast puberteedi algust, tavaliselt 13 või 14 aastaselt, mida peeti laialdaselt süütuse ja vastutuse piiriks. Seetõttu peeti täiesti normaalseks, et kuninglikust soost tütar abiellutati diplomaatilise malendina, kui ta sellesse ikka jõudis. Muidugi kuninglike naiste jaoks polnud abielu peaaegu kunagi seotud armastusega ja kui oled Habsburg, siis abielluti peaaegu kindlasti sugulasega. Nende jaoks polnud sugulusabielud tabu, vaid strateegia. Austria ja Hispaania harude ühendamine polnud riskantne, vaid õige tegu. Võim oli nende arvates kõige turvalisem siis, kui seda hoidis koos üks asi, nende enda veri. Margareti puhul oleks ta tavaliselt abiellunud mõne vähem tähtsa aadlikuga. Siiski polnud tema nõbu keiser Rudolf II kunagi abiellunud, hoolimata aastate jooksul peetud abielu läbirääkimistest, ja tõenäoliselt pärib trooni tema vend Mattias, kes oli samuti lastetu. Seetõttu oli tegelikkus see, et Habsburgide dünastia noorem, Stüüria haru, oli tõenäoliselt tulevikus Viinis valitsev haru ning Margareti vend Ferdinand võis saada Saksa-Rooma keisriks. Sel põhjusel muutus Margareti käsi oluliseks diplomaatiliseks vahendiks Euroopa võimumängudes. Nii saabuski Margarete 1599 aasta alguskuudel Hispaaniasse suure pidulikkuse ja ootustega, et abielluda oma nõuga dünastia Hispaania harust. See abielu ei olnud tolle aja standardite järgi skandaalne, kuid siiski märkimisväärne. Felipe III, kes oli äsja jõudnud 20. eluaastatesse ja kandis juba kuningavõimu raskust, abiellus vaid 14-aastase tütarlapsega. Selle liiduga ei saanud Margareta mitte ainult Hispaania kuningannaks. Temast sai ülemaailmse impeeriumi tseremoniaalne keisrinna. Aastaks 1599 oli Hispaania kroon endasse haaranud Portugali ja selle ülemere rikkused, valitsedes tohutuid alasid Ameerikas, Kariibi mere piirkonnas, Aafrikas, Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas. Nii et kui 14-aastane Margareta abiellus 1599 aasta aprillis Felipe III-ga, sai temast ühe tseremooniaga võib-olla maailma kõige võimsam naine. Kuid paleede ja tseremooniate särava fassaadi taga ootas teda hoopis midagi muud. Kas mõjuvõimas elu või hoopis üksildus ja kohustused? Felipe III oli paberil üks maailma võimsamaid mehi. Ta oli just pärinud Hispaania ja Portugali kroonid oma kartmatult isalt Felipe II, karmilt ja järeleandmatult valitsejalt, kes oli aastakümneid pidanud Euroopas sõdu, et purustada protestantlus ja taastada katoliiklik ülekaal. Ometi jättis ta sellega endast maha lõhestatud ja pankrotis kuningriigi. Just sellesse rahutusse pärandisse saabus 14-aastane Margareta, kuid samal ajal pole kahtlustki, et tal oli mõjuvõimu. Tema abikaasa, erinevalt oma isast, oli otsustusvõimetu ja kergesti mõjutatav ning Margareta hakkas kiiresti, kuid üha enam mõju avaldama. Tema missioon oli selge, suunata Hispaania välispoliitika oma Austria sugulaste huvidele vastavaks. Margaretal veedas, sest tema abielu Felipega oli lähedane ja täis kiindumust ning peagi sündisid neil ka lapsed. Tegelikult oli harva hetki, mil ta oma ülejäänud elu jooksul ei olnud rase. Kuid see ei olnud tavaline kuninglik suguvõsa. Nii Margareta kui ka tema abikaasa Felipe III olid sündinud onu ja õe tütre liidust, mis tegi neist ühed Euroopa kuningliku ajaloo kõige enam sissearetatud isikud. Nende geenid olid tihedalt põimunud, sugupuu meenutas pigem ringi kui haru. Iga nende laps
oli sajandite pikkuse suletud veresuguluse tulemus ning iga rasedus kandis endas mitte ainult lootust dünastia jätkumiseks, vaid ka geneetilise kokkuvarisemise riski. Vaatamata nendele raskustele sünnitas Margareeta vähemalt 8 korda ning märkimisväärselt jõudis 5 tema last täiskasvanu ikka. Paarile, kelle DNA oli nii ohtlikult põimunud, oli see tulemus tõeline ime. Kuid isegi need ellujäänud lapsed kandsid oma suguvõsa koormat ning geneetilised tagajärjed said järgmises põlvkonnas veelgi selgemaks. 1601 aasta 22. Septembril sünnitas Margareeta oma ja Felipe esimese lapse, tütre, kelle nimeks sai Anna-Maria Maurizia. Nagu tema ema enne teda, anti Anna-Maria noorelt mehele. Ta kihlus Prantsusmaa kuninga Louis XIII vaid 10-aastaselt ning abiellus 1615 aastal 14. Anna-Marial oli üks surnult sündinud laps ja seejärel 4 raseduse katkemist, enne kui ta sünnitas 2 tervet poega, nende seas Prantsusmaa Louis XIV, Euroopa kõige võimsama absolutistliku kuninga. Margareti ja Philippi abielust sündis veel lapsi. Tüdruk Maria suri kahjuks vaid 6 aega pärast sündi 1603 aasta kevadel. Nende 2 nooremat last, Margarete ja Alphonse Maurice, surid samuti kas imikojas või lapsepõlves, kuid keskmised lapsed jäid ellu. Vanim poeg sai nimeks Philip oma isa järgi ja pärast tema sündi kattis kuningas Margarete armastuse ja tähelepanuga. Ta sündis 1615 aasta aprillis ja temast sai kunagi Hispaania kuningas Felipe IV. Teine tütar, Maria Anna, sündis 1606 aastal ja abiellus Austria Habsburgide Ferdinand III. See oli tema esimene nõbu, kuna ta oli Ferdinand II, Margareti vanema venna poeg. Maria Anna sünnitas 6 last, kuid ainult 3 neist elasid täiskasvanuks. Lõpuks sünnitas Margarete 1607 aastal poja nimega Karl ja 1609 aastal veel ühe poja nimega Ferdinand. Karl elas vaid 20. keskpaigani, kuid oli õukonnas lugupeetud isik, keda peeti lühikest aega võimalikuks tulevaseks kuningaks, kui tema vanem vend kuningas Felipe IV jäi 1620. aastatel raskelt haigeks. Ferdinand, kui noorim ellu jäänud poegadest, astus kirikuteenistusse ja sai kardinaliks, olles juba varases nooruses ema poolt usus julgustatud. Tema Rooma katoliku vagadus oli hästi tuntud. Tal oli ka poliitiline karjäär, olles mõnda aega Hispaania madalmaade, tänapäeva Belgia asevalitseja. Felipe III ei olnud sugugi kõige otsusekindlam monarh. Ta oli kurikuulsalt mõjutatav, kergesti õukondlaste ja isegi oma tugeva tahtega naise poolt mõjutatav. See oli märkimisväärne. Hispaania istus endiselt tohutu ja jõuka impeeriumi tipus, kuid aastakümned katastroofilisi sõdu prantslaste, hollandlaste, inglaste ja türklastega olid selle riigikassa tühjaks kurnanud. Madridi tõusis nüüd meeleheitlik reformijate ring, kes nõudis julgeid samme, et päästa see, mis oli jäänud Hispaania hääbuvast hiilgusest. Margaret ei avaldanud selles osas head mõju. Sügavalt konservatiivse inimesena oli ta raevukalt vastu igasugustele ettepanekutele vähendada kulutusi kirikule ja kuninglikule tseremooniale. Tulemus oli katastroofiline. Hispaania majanduslik olukord jätkas halvenemist. Valitsus läks Felipe III valitsemise ajal mitu korda pankrotti, täpselt nagu tema isa ajal. Hispaania õukonna südames puhkes äge võimuvõitlus. Õukondlaste fraktsioon tõusis avatud vastuseisu Margaretale, süüdistades tema fanaatilist katoliiklikku innukust kuninga otsustusvõime moonutamises ja impeeriumi kaosesse tirimises. Ta põrkus korduvalt kokku Lerma hertsogiga, Hispaania kõige mõjukama aadlikuga ja tõelise valitsejaga, Felipe III nõrga trooni taga. Ta austas vastumeelselt tema kavalust ja teravaid poliitilisi instinkte, kuid pole kahtlustki, et ta pidas teda tõsiseks probleemiks ja püüdis teda võimust kõrvale tõrjuda. Oma poolt lõi Margarita liidu mitme teise õukonna naissoost liikmega. Kuigi neil oli ametlikest rollidest keelatud osa võtta, mõjutasid nad poliitikat peenelt isiklike sidemete, strateegiliste nõuannete ja vaikse veenmise kaudu, kasutades tegelikku võimu kuningliku majapidamise varjus.
Margarita liitlaste hulka kuulus ka leskeisrinna Maria, keiser Maximilian II lesk, kes omas mõjuvõimu Hispaania õukonnas kuni oma surmani 1603 aastal. Püsivamaks osutus siiski Margarita liit Maria tütre kuninglikust soost nunn Risti Margaritaga, kes oli tuntud oma vagaduse ja õukondlike sidemete poolest. Koos suunasid need 3 Austria Habsburgide naist Felipe III tugevalt austriameelsele ja katoliiklikule poliitikale. Nii et kui Margarita vend Ferdinand II 1618. aastal Böömimaal protestantliku ülestõusuga silmitsi seisis, mis vallandas 30-aastase sõja, toetas Hispaania kiiresti Austriat. Nende ühine eesmärk oli lihtne: taastada katoliiklik valitsemine ja Habsburgide ülemvõim killustatud Püha Rooma keisririidis. See oli saatuslik otsus, mis kurnas Hispaania täiesti läbi. Sõda venis aastakümneid ning ajaks, mil Margarete poeg, kuningas Felipe IV suri 1665 aastal, oli Hispaania vaid vari oma endisest hiilgusest, täielikult varjutatud Inglismaa, Prantsusmaa ja teiste poolt. Ja selle allakäigu traagilise hinna pidi kandma järgmine Habsburgide kuningas. Lõppkokkuvõttes, kuigi Margarete suutis kehtestada oma nõrga tahtega abikaasale austriameelse poliitika ja selles osas Lerma hertsog üle kavaldada, ei jõudnud ta kunagi näha selle poliitika vilju. Ta suri 3. oktoobril 1611 sünnitusest tingitud tüsistuste tõttu pärast oma poja Alfonso Maurice'i sündi, kes ise suri enne oma esimest sünnipäeva. Ta oli sel ajal vaid 26 aastat vana. Kuningas Felipe oli tema surmast laastatud ega abiellunud enam kunagi, kuigi ta oli vaid 33 aastat vana. Ta suri 10 aastat hiljem. Vaatamata oma lühikesele elule suutis Margareta kujundada õukonna poliitikat ja oli vähemalt esialgu kindlustanud dünastia trooni pärimise. Siiski, 17. sajandi jooksul jätkasid Habsburgid oma surmavat verepilastustraditsiooni veelgi innukamalt, kui onu abiellus põlvkond põlvkonna järel oma venna tütrega, püüdes meeleheitlikult hoida võimu puhtana. Aga sellel oli katastroofiline hind. Maria Anna Hispaanias sündis 18. augustil 1606 Hispaanias, Madridi põhjaosas asuvas Escoriali palees. Tema isa oli kuningas Felipe III Hispaaniast, võimas monarh, kes valitses suurt Iberia impeeriumi alates 1598 aastast. Sel ajal peeti Hispaaniat Euroopa juhtivaks suurvõimuks, mis valitses suuri alasid Itaalias ja madalmaades ning omas ulatuslikku koloniaalimpeeriumi Ameerikas, Kariibi mere piirkonnas ja isegi Filipiinidel. Hispaania õukond oli seetõttu tohutute rikkuste paik ning noor Maria Anna kasvas üles luksuses, kujuteldamatus hiilguses, kuid ka lämmatava kuningliku kohusetunde keskel. Maria Anna ema oli Margarete Austria, tema isa esimese astme nõbu tütar, mis polnud sugugi ebatavaline Habsburgide dünastia ohtlikult keerulises sugupuus. Ajaks, mil Maria Anna sündis, oli sajandite pikkune kinnisideeline sugulusabielude sõlmimine muutnud Habsburgide verejoone geneetiliseks ajapommiks, mis oli täis kattuvaid esivanemaid ja laastavaid terviseriske. Isa poolt oli ta pärit Hispaania kuningas Felipe II ja tema vennatütrest, ertshertsoginna Anna Austriast. Ja ema poolt oli tegemist taas Habsburgide onu ja vennatütre abieluga, Sise-Austria Karl II ja Maria Anna Baierist. Maria Anna oli iseendaga suguluses mitme haru kaudu sellest samast keerulisest sugupuust. Ometi ei ilmnenud tal ühtegi kurikuulsat Habsburgide väärarengut ega haigust, vähemalt väliselt mitte. Halvim oli aga alles ees ja tulevastel põlvkondadel ei olnud sama palju õnne. Maria Anna oli oma vanemate 4. laps. Tema vanemõde Anna sai hiljem Prantsusmaa kuningannaks, samal ajal kui tema vanem vend sai 1621 aastal Hispaania kuningaks Felipe IV. See juhtus pärast seda, kui nende isa suri enneaegselt 42-aastaselt haigusesse, mille täpne olemus on tänaseni teadmata, kuigi kahtlustatakse tüüfust või grippi. Ajaks, mil tema isa suri, oli Hispaania õukonnas juba mitu aastat arutatud, kellele Maria Anna võiks abielluda. Kui kuningas Felipe III oli lahkunud, haaras tema vend, äsja kroonitud Felipe IV, tema saatuse üle kontrolli.
kõigi pilgud pöördusid ühe vastuolulise ja kõrgete panustega plaani poole, niinimetatud Hispaania abieluplaan poole. Välja pakutud abielu, mis sütitaks ägedaid diplomaatilisi lahinguid, tekitaks rahvuslikku pahameelt ja peaaegu ühendaks kaks Euroopa suurimat suurriiki. Maria Anna võimaliku abielu teema muutus 1620. aastate Euroopa poliitikas suureks diplomaatiliseks segaduseks. Kui Maria Anna oli veel laps, oli plaan ta abiellitada oma nõu, Erzherzogiga. Johann Karl, Ferdinand teise poeg, tulevane Püha Rooma keiser. Kuid see plaan kukkus läbi, kui Johann Karl suri 1618. aastal. Sel ajal olid Hispaania ja Prantsusmaa taas kord võimuvõitluses ning just siis ilmus välja üllatav ettepanek – liit Inglismaaga. Nüüd plaaniti Maria Anna abiellitada mitte kellegi muu kui Walesi printsi Charlesiga, kes oli Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa troonide pärija. See oli julge, peaaegu mõeldamatu samm, mis ühendas kaks ajaloolist rivaali abielu kaudu. Kuid Euroopa jõupoliitika halastamatus mängus ei olnud miski välistatud. Nii algasid kurikuulsed läbirääkimised Hispaania abielu üle. Kuninglik riskimäng, mis raputas nii õukondi kui ka kuningriike. Need läbirääkimised algasid 1621 aastal pärast Felipe III surma ja Maria Anna venna troonile tõusmist kui kuningas Felipe IV. Madridis juhtisid nüüd valitsust uued nõunikud ja nad soovitasid edendada abieluliitu Inglismaaga. Läbirääkimised venisid aastaid, kulmineerudes 1623. aastal kummalise juhtumiga, kus prints Charles ja Buckinghami hertsog reisisid maskeeritult Hispaaniasse, et läbirääkimisi edasi viia. Kui nad Hispaania õukonda jõudsid ja end paljastasid, näisid asjad alguses hästi minevat, kuid siis läbirääkimised katkesid. Charles arvas, et temaga on halvasti käitutud ja lahkus Inglismaale. Kui ta tagasi tuli, tõi ta kaasa rohkem kui ainult pettumuse. Ta tõi kaasa diplomaatilise katastroofi. Abieluplaanid ei varisenud lihtsalt kokku, vaid varisesid sissepoole, vallandades pahameele, skandaali ja ahelreaktsiooni, mis viis täieliku sõjani. Aastaks 1625 oli Inglise-Hispaania sõda alanud ja see kestis 5 verist aastat. Kuningas Felipe pidi nüüd leidma oma väikesele õele uue abikaasa ning ta leidis täiusliku kosilase oma enda perekonnast. Kui läbirääkimised Hispaania abieluplaani üle kokku kukkusid ja sõda puhkes, pöördus Hispaania valitsus tagasi mõtte juurde abiellutada Maria Anna mõne tema paljudest nõbudest. Nii juhtuski, et 1626 aastal kihlus Maria Anna oma nõbu Austria erzhertsogi Ferdinandiga, kes oli keiser Ferdinand teise poeg ja troonipärija. Ta oli ka erzhertsog Johann Karli noorem vend, keda oli kunagi varem pakutud Maria Anna abikaasaks enne tema enneaegset surma aastaid tagasi. Abielu läbirääkimised venisid 2 aastat, kuna kaasavara ja pärimisõigustega seotud vaidlused Hispaanias jätkusid. Lõpuks lahkusid Maria Anna ja tema saatjaskond Hispaania õukonnast alles 1629 aasta lõpus ning asusid teele Viini poole. Teekond kestis üle aasta, kuna seda viivitas suuresti Itaalias puhkenud laastav katkuepideemia, mis oli üks rängemaid, mida piirkond varauusaegses ajaloos näinud oli. Enne kui purmad said toimuda, otsustas Ferdinand, olles ettevaatlik talle saadetud idealiseeritud portreede suhtes, oma pruuti salaja näha. Alles pärast seda isiklikku ülevaatust nõustus ta abieluga edasi minema. Lõpuks 20. veebruaril 1631 abiellus Maria Anna tulevase keisri Ferdinand III Viinis. 24-aastaselt peeti teda üsna vanaks kuninglikuks pruudiks, kuid ta oli oma uue abikaasaga peaaegu sama vana. Mees oli vaid aasta noorem, olles 23-aastane. Vaatamata selle abielu poliitilisele iseloomule osutus see üllatavalt soojaks ja hellaks. Ferdinand oli oma naisele sügavalt pühendunud ja jäi kogu nende abielu vältel truuks, mis oli tollaja kuninglike seas haruldane. Maria Anna rõõmsameelne ja elav loomus tasakaalustas Ferdinandi tõsisemat iseloomu, tuues valitsevasse õukonda valgust ja rõõmu. Kuid nende abielu kuldes süngel taustal, julma ja halastamatu 30-aastase sõja ajal, mis laastas kogu Euroopat ja jättis endast maha hävingu.
Et mõista, kuidas Maria Anna elu Kesk-Euroopas pärast abiellumist Ferdinandiga kulges, peame vaatama konflikti, mis laastas seda piirkonda 17. sajandi esimesel poolel. Saksamaa oli olnud usu tõttu lõhestatud alates protestantlikust reformatsioonist, mis algas 1517 aastal. 16. sajandi jooksul olid kümnetes suuremates Saksa riikides katoliiklaste ja protestantide vahel puhkenud aeg-ajalt sõjad. Need konfliktid puhkesid taas 1618. aastal, kui Böömi protestandid, kuningriigis, mis vastab tänapäeva Tšehhile ja mida valitsesid Habsburgid, püüdsid vastu seista katsetele taas kehtestada katoliiklus Prahas ja mujal. Böömi sõda laienes 30-aastaseks sõjaks aastatel 1618 ja 1619, kui üha rohkem Saksa riike liitus konfliktiga. Isegi kui Maria Anna oli 1620. aastate esimesel poolel Hispaania abieluliidu üle Inglismaaga peetud läbirääkimiste keskmes, olid Habsburgid saavutanud võidu järel ja näisid olevat oma eesmärgi, kogu Saksamaa üle võimu kehtestamise saavutamisele väga lähedal. Kuid siis, et vältida Habsburgide võitu, hakkasid teised suured protestantlikud riigid konflikti sekkuma. Taani kuningriik sekkus konflikti 1625 aastal, millele järgnes Rootsi sekkumine 1629 aastal. Kui need protestantlikud riigid sekkusid, surusid nende armeed Habsburgid Saksamaalt lõuna poole tagasi Austria ja Böömimaa suunas. Terved linnad muudeti rusudeks ja kunagi kindlad alad langesid päevadega. Sõda lähenes ja peagi jõudis see isegi kuningliku Habsburgide perekonnani. Kui Maria Anna Austriasse jõudis, oli sõda juba nõudnud mitusada tuhat meeste elu. Kuid kõige rängemalt mõjutas sõda tsiviilelanikkonda. Kuna talud põletati maha ja terved linnad ning asulad hävitati, oli igapäevaelu häiritud ning mõnes kohas tekkis näljahäda. Hinnanguliselt hukkus enne sõja lõppu 4–10 miljonit inimest, muutes selle varauusaegse Euroopa kõige hävitavamaks sõjaks. Isegi Habsburgide palede kullatud seinte vahel ei saanud Maria Anna väljas toimuvaid kannatusi eirata. Impeerium, mida tema uus perekond valitses, kisti tükkideks ja sõjaõudused hiilisid üha lähemale, samal ajal kui tema abikaasa, kes oli konfliktis sügavalt sees, viibis sageli rindel. See ei kummitanud mitte ainult tema ümbrust, vaid hakkas määratlema kogu tema elu. Alates abiellumise hetkest sai Maria Annast nii Ungari kui ka Böömimaa kuninganna, kuid tema tõus ei piirdunud sellega. 1637 aastal pärast oma äia surma valiti tema abikaasa Saksa-Rooma keisriks ning Maria Anna tõusis Saksa-Rooma keisrinnaks ühel Euroopa ajaloo kõige kriitilisemal hetkel. Hoolimata sellest, et prantslased olid valdavalt katoliiklased, sekkusid nad sõtta otseselt alates 1635. aastast, et hoida protestantlikud Saksa riigid elus ja vähendada Habsburgide võimu. Kui see juhtus, vajasid Austria Habsburgid oma Hispaania sugulaste abi rohkem kui kunagi varem. Maria Anna oli oluline kontaktpunkt Austria ja Hispaania valitsuste vahel, kirjutades regulaarselt oma vennale, Hispaania kuningas Felipe IV. Ta õhutas teda jätkama sõda prantslaste ja nende liitlaste vastu ning jätkama abi andmist Austria perekonna harule. Kuna tema abikaasa oli sageli ära, juhtides sõjakampaaniaid üle Saksamaa, sai Maria Annast keskne tegelane Austria õukonnas. Selle asemel, et toetuda meesministritele, usaldas Ferdinand talle tõelise võimu, nimetades ta mitmel korral regendiks, mis oli haruldane au. See rääkis palju tema usaldusest Maria Anna otsustusvõime ja poliitiliste oskuste vastu. Kuid samal ajal, kui ta valitses Ferdinandi äraolekul, ootas ees veel üks kuninglik kohustus. Palju isiklikum, palju ohtlikum ja selline, mis lõppeks südamevaluga. Maria Anna jäi pärast abiellumist Ferdinandiga regulaarselt rasedaks. Kuninglikelt naistelt oodati hiliskeskaegsel ja varauusaegsel ajal, et nad püüaksid saada võimalikult palju lapsi. 1/3 lapsest suri imikueas ning teised surid vanemaks saades sellistesse haigustesse nagu leetrid ja rõuged. Parim viis kuningliku suguvõsa kindlustamiseks oli seetõttu saada võimalikult palju lapsi ja eelistatavalt mitu poega. 3. Ferdinandi tulevane pärija sündis tegelikult 2 aasta jooksul pärast tema ja Maria Anna abiellumist. See oli tulevane 4. Ferdinand, kes sündis 1633 aasta septembris.
Maria Anna, teine laps, tütar nimega Marianna, oma ema järgi, sündis 1634 aasta detsembris, vaid 15,5 kuud pärast Ferdinandi. Teine poeg, Philipp August, sündis 1637 aastal, kuid suri enne oma teist sünnipäeva. Kolmas poeg, Maximilian, ei jõudnud isegi oma esimest sünnipäeva ära oodata. Lõpuks sündis siiski 1640 aastal terve teine troonipärija. See laps, kelle nimeks pandi Leopold, päris lõpuks Habsburgide valdused 1650ndate lõpus ja temast sai üks Habsburgide dünastia ligi 900 aastase ajaloo kõige kauem valitsenud ja edukamaid valitsejaid. 1640ndate aastate jooksul uskusid Maria Anna ja Ferdinand tõenäoliselt, et Leopold jääb nende viimaseks lapseks. Maria Anna oli ju 1640ndate keskpaigaks jõudmas oma 40. eluaastasse. Seega, kui Maria Anna jäi 1645 aasta lõpus ootamatult taas rasedaks, tuli see šokina. Viimane ootamatu pööre juba niigi tormilises elus. Kuid see 6. ja viimane rasedus ei toonud kaasa pidustusi. Maria Anna viimane rasedus lõppes tragöödiaga, osaliselt Austria segase olukorra tõttu 1646 aastal. Rootslased olid Prantsuse abiga 30-aastases sõjas ülekaalu saavutanud ning 1640ndate aastate keskel liikusid nad lõuna poole, Böömimaale ja Austriasse. Maria Anna ja tema perekond viibisid Linzis kuninglikus residentsis, kui nad said teada vaenlase kiirest edasiliikumisest aladele, mida varem peeti rootslaste ning nende Prantsuse ja Saksa liitlaste jaoks kättesaamatuks. Paanikas põgenes kuninglik perekond Viini, kui vaenlase väed lähenesid. Surve oli tohutu, õukond oli segaduses. Impeerium lagunes äärealadel ning Praha langes enne sõja lõpuks edasi tungiva Rootsi armee kätte. Selle kaose ja hirmu keskel jäi Maria Anna oma 6. last ootama. Siis juhtus mõeldamatu. Katk jõudis Viini. Kõige turvalisem viis katku vältimiseks tol ajal oli lihtsalt põgeneda linnast, kuhu katk jõudis, ja asuda elama maamajja eemal teistest inimestest. Maria Anna ja tema lapsed suundusid seetõttu hoolimata ohtlikust sõjalisest olukorrast tagasi Linzi. Varsti pärast sinna jõudmist jäi ta haigeks. Tema seisund halvenes järgmistel nädalatel ja 12. mail 1646 hakkas tal tugev verejooks. Arstid mõistsid, et lapse ellujäämise parim võimalus oli ta ema seest välja lõigata. Kohutav tava, mis oli varauusaegses maailmas liiga tavaline. Nii suri Maria Anna 13. mai 1646 varahommikul verekaotuse tagajärjel, olles 39 aastane. Laps elas vaid mõned tunnid ning nad maeti koos Viini Habsburgide keiserliku krüpti. 30-aastane sõda kestis veel 2 aastat. Juba selleks ajaks, kui Maria Anna 1646. aastal suri, olid rahuläbirääkimised Saksamaa loode osas Westfalenis ja Osnabrückis juba täies hoos. Habsburgid pidid kaotust tunnistama ning kehtestati põhimõte, et Euroopa riigid ei tohi enam sekkuda teiste riikide ja vürstiriikide siseasjadesse, kui tegemist on usuküsimustega. Hoolimata nende armastusest abiellusid Maria ja tema abikaasa veel 2 korda, kuid just pojad ja tütred, kes sündisid temal ja Maria Annal, valitsesid hiljem Austrias ning nende järeltulijatest said tulevased Hispaania kuningad. Maria Anna sündis 1634 aasta jõuluõhtul Viima Neustadtis, otse Viinist lõuna pool. Tema isa oli ertshertsog Ferdinand Austriast, Ferdinand II, Püha Rooma keisri poeg ja üks mõjukamaid isikuid Kesk-Euroopas. Maria Anna isa oli ka Ungari ja Horvaatia kuningas, mis oli üks paljudest tiitlitest, mis Austria Habsburgidel 17. sajandil olid. Vaid 3 aastat pärast Maria Anna sündi päris tema isa keisritrooni. See tähendas, et kõik Ferdinandi lapsed muutusid oluliseks osaks abieluliitudes, milles kogu Euroopa kuninglikud perekonnad tol ajal osalesid. Tema ema, Maria Anna Hispaaniast, oli Hispaania kuninga Felipe III tütar, mis tegi Maria Annast 2 Euroopa mõjukaima kuningliku perekonna järeltulija. Aga nende liit polnud ainult strateegiline abielu. See oli vereabielu. Maria Anna vanemad olid lähedased sugulased, nõod, mis oli osa Habsburgide dünastia kinnisideest sugulastevaheliste abielude suhtes, et hoida võim perekonnas.
see lakkamatu sugulastevaheline abiellumine kujundas Maria Anna saatust viisil, mida keegi ei osanud ette näha. Nagu me varsti näeme, oli selle kuningliku traditsiooni hind palju suurem, kui keegi oleks osanud ette kujutada, tuues Maria ja tema elule šokeerivaid ja laastavaid tagajärgi. Maria Anna kasvas üles ja sai hariduse Austrias sõja ajal. Tema isa oli sügavalt seotud julma konfliktiga, mis oli kestnud alates 1618. aastast, kurikuulsa 30-aastase sõjaga, ja ta oli otsustanud sellele lõpu teha. Aastaks 1645, kui rahuläbirääkimised hoogu kogusid, pöördus tähelepanu Maria Anna tulevikule, täpsemalt tema abielule, mis oli oluline osa Habsburgide liitude suures malemängus. Plaani oli selge. Ta abiellub Hispaania printsiga. Kõnealune mees oli Baltasar Carlos, Asturia ja Girona prints. Ta oli Hispaania kuninga Felipe IV ainus poeg tema esimesest abielust Prantsusmaa Elisabetiga, kes suri 1644 aastal. Aga oli üks silmatorkav probleem. Baltasar Carlos oli Maria Anna esimene nõbu, tema ema venna poeg. Siiski Habsburgide jaoks polnud nii lähedased veresidemed sugugi probleemiks. 1646. aastaks jõuti kokkuleppele. Kui Maria Anna paari aasta pärast täisealiseks saab, abiellub ta Baltasariga, kes oli 5 aastat vanem. Siis sekkus saatus. 1646. aasta oktoobris, vaid mõned nädalad pärast nende kihlust, jäi Baltasar Carlos haigeks. Ta suri varsti pärast seda, tõenäoliselt rõugetesse, vaid mõned päevad enne oma 17. sünnipäeva. Kihlus purunes ja Hispaania jäi ootamatult ilma troonipärijata. See tekitas kriisi Felipe IV. Lesena ja ilma meessoost järglaseta oli tal tohutu surve kindlustada dünastia tulevik. Tema lahendus? Šokeeriv ettepanek. Kuna Baltasar ei saanud enam Maria Annat naiseks võtta, otsustas Felipe ise temaga abielluda. Uskumatul kombel lepiti selle kokkuleppega nõusse. Pulm tuli Maria Anna noore ea tõttu edasi lükata, kuid 7. oktoobril aastal 1649 abiellus ta oma onuga ühes kirikus Madridi lähedal. Ta oli vaid 14 aastat vana. Tema oli 44. Maria Anna andis endast parima, et kohaneda eluga Madridis. Vaid 14-aastaselt oli ta nüüd suurima impeeriumi kuninganna maa peal. Hispaania võim ulatus üle Ameerika, Filipiinide ja kaugete alade, muutes selle tõeliseks ülemaailmseks suurvõimuks. Tema abikaasa Felipe IV oli õukonnas tuntud kui Rei Planetario, planeedi kuningas, uhke tiitel, mis sümboliseeris tema impeeriumi haaret üle kogu maailma. Nii noores eas Hispaania kuninglikku perekonda paisatud Maria Anna pidi kiiresti kohanema, tal polnud muud valikut. Ta õppis selgeks hispaania keele, orienteerus keerulises õukonnapoliitikas ja valmistus palju suuremaks rolliks. Kuigi ta oli Felipe naine, sai temast lõpuks tegelik võim trooni taga. Maria Anna ja Felipe abielust sündisid peagi lapsed. Nende esimene laps, Margarita Teresa, sündis 1651 aastal ja tema saatus peegeldas tema ema oma kummalises dünastilises korduses. Siis tabas perekonda tragöödia, kui 2 tema last, Maria Ambrosia ja Fernando Tomás, surid imikueas. Maria Anna ja Felipe said veel 2 poega. Felipe Prospero, kes sündis 1657 aastal, ja Carlos, kes sündis 1661 aastal. Kuid õnnetus tabas taas. Felipe Prospero suri 1661 aastal, jättes ainsa lootusena Hispaania troonile alles vaid Carlosi. Siis 1665. Aastal muutus Maria Anna maailm igaveseks. Felipe IV, tema abikaasa ja onu, suri, jättes maha lagunenud impeeriumi ja hapra troonipärija. Carlos, kes polnud veel 4-aastanegi, sai kuningaks. Aga Hispaania tulevik oli kõike muud kui kindel ning Maria Anna oli peagi tõusmas sündmuste keskmesse ühe kõige tormilisema ajajärgu jooksul selle ajaloos. Alguses peale oli selge, et Carlos, keda ajaloos tuntakse paremini kui Hispaania kuninga Carlos II, ei suuda veel aastaid iseseisvalt valitseda. Vaid 4-aastasena oli ta valitsemiseks liiga noor ja isegi täisealiseks saades
domineerisid tema õukonnas mõjukad aadlikud veel tema hiliste teismeaastateni. Kuna Hispaania vajas hädasti juhtimist, tehti kiire otsus. Maria Anna pidi olema reegendiks oma poja alaealisuse ajal. Sisuliselt sai temast Hispaania tegelik valitseja, asemikvalitseja seni, kuni Carlos sai omal õigusel troonile asuda. Aga Hispaaniat naisregendina valitseda ühes Euroopa kõige patriarhaalsemas õukonnas polnud sugugi lihtne ülesanne. Kuigi tal oli regendi tiitel, seadsid tema autoriteedi pidevalt kahtluse alla Hispaania kõrged aadlikud, kellel oli järgmistel aastatel tohutu mõjuvõim. Maria Anna seisis reegendina silmitsi tohutu väljakutsega. Hispaania oli kunagi olnud maailma suurim suurriik, kelle impeerium laienes üle Ameerika, mida toitis näiliselt lõputu kulla ja hõbeda voog Mehhiko kaevandustest. Mehhiko, Peruu ja Boliivia, kuid 17. sajandiks olid need rikkused otsa saamas ning Hispaania poliitiline stagnatsioon, majanduslikud raskused ja sisemised rahutused muutusid võimatuks eirata. Nüüd lasus Maria Anna õlul ülesanne Hispaania allakäiku peatada ja samal ajal pidevate sõdadega toime tulla, mis kurnasid riigi ressursse ja moraali. Üks pikimaid kestnud konflikte oli sõda Portugaliga, mis oli olnud Hispaania võimu all alates 1580. aastast, kuid oli 1640 aastal mässama hakanud. Ajaks, mil Maria Anna võimule tuli, oli selge, et seda sõda ei ole võimalik võita, eriti kuna Prantsusmaa ja Inglismaa toetasid portugallasi. Oma jesuiidist nõuniku, kardinaal Juan Everardo Nitardi mõjul tegi Maria Anna julge otsuse. Hispaania otsustas kahjudega leppida. 1668 aastal allkirjastas ta nii Aix-la-Chapelle'i lepingu kui ka Lissaboni lepingu, lõpetades sõja Prantsusmaa ja Portugaliga ning tunnustades ametlikult Portugali iseseisvust. Kuid Hispaania probleemid polnud kaugeltki lõppenud. Juba 4 aastat hiljem puhkes taas sõda, seekord Prantsusmaaga. Põhjus? Hispaania kontrollis endiselt Hispaania madalmaid, tänapäeva Belgiat ja Luksemburgi, ning Prantsusmaa kuningas Louis XIV oli otsustanud need endale haarata. Seega ei olnud võitlus Hispaania ellujäämise nimel kaugeltki läbi. Nii tõsised kui Hispaania rahvusvahelised raskused ka polnud, ei olnud need midagi võrreldes kodumaa lahti rulluva kriisiga. Kui ta suuremaks kasvas, oli selge, et kuningas Karl II, Maria Anna ainus ellu jäänud poeg, ei olnud terve. Ajaloolased ja meditsiinieksperdid vaidlevad siiani selle üle, mis täpselt Karli vaevas, kuid allikad maalivad sünge pildi. Tema keha ei arenenud kunagi täielikult. Ta suutis vaevu iseseisvalt kõndida, tal oli nii väljendunud Habsburgide lõug, et tal oli raskusi toidu korraliku närimisega ning tema vaimsed võimed olid tõsiselt kahjustatud. Ta vananes enneaegselt, ilmutades juba 20. eluaastates dementsusele sarnaseid sümptomeid ning hakkas sel ajal ka kiilaspäiseks jääma. Oma kaasaegsete seas oli ta tuntud kui El Rey Hechizado, nõiutud kuningas, sest paljud uskusid, et tema arvukad füüsilised ja vaimsed probleemid olid nõiduse tagajärg. Kuid tegelik põhjus muretsemiseks oli veelgi süngem. Karli seisund oli tõenäoliselt tingitud rängast sugulusaretusest, mis oli Habsburgide vereliini põlvkondade jooksul nõrgestanud. Ta kannatas tõenäoliselt mitmete geneetiliste häirete all, sealhulgas hormonaalsete puudulikkuste, epilepsia, luustiku deformatsioonide ja muu taolise all. See polnud juhus. Maria Anna abiellus omaenda onuga ja mõlemad pärinesid dünastiast, kus oli sajandeid omavahel abiellutud. Karli sugulusaretuse koefitsient, mis näitab, kui geneetiliselt sarnased on inimese vanemad, oli šokeerivalt kõrge. Tegelikult viitavad mõned hinnangud sellele, et tema geneetiline kooslus oli sama sisserissugutud nagu õdede-vendade lapsel. Kaasaegsed teadlased on tema seisundi põhjustena välja pakkunud ka muid teooriaid, sealhulgas ühte või mitut autosoomset retsessiivset haigust ning imikueas saadud herpese infektsiooni, mis põhjustas vesipead ehk ajuvedeliku liigset kogunemist ajus. 1670-ndateks sai see vaieldamatuks. Carlos ei oleks kunagi suutnud Hispaaniat täielikult iseseisvalt valitseda. Juba maailma areenil raskustes olnud Hispaania seisis nüüd silmitsi veelgi suurema õudusunenäoga, impeeriumiga, mida valitses kuningas, kes oli vaevu tegutsemisvõimeline. Carlos tunnistati täisikka jõudnuks 1675 aastal, kui ta sai 14 aastat vanaks ja tema ema pikk 10-aastane regendiaeg lõppes.
siiski viisid õukonna fraktsioonide võitlused ja Carlose ilmne võimetus ise valitseda selleni, et Maria Anna korraldas kokkuleppe, mille tulemusel taastati regentlus 1677 aastal. Maria Anna võimu juurde naasmine jäi siiski lühikeseks. Ta jäi alla, kui Juan José de Austria, hilise kuningas Felipe IV sohipoeg ja seega Carlos II poolvend, haaras regentluse enda kontrolli alla. Kuid ta oli võimul vaid 2 aastat enne oma surma, 1679 aastal. Juani surmaga ta taastas regentluse ja sai taas Hispaania kõige mõjukamaks isikuks. Seekord jäi ta võimule kogu oma elu lõpuni. Üks Maria Anna suurimaid muresid teise regendiaja jooksul oli Hispaania monarhia tuleviku kindlustamine. Carlos II ei olnud füüsiliselt ega vaimselt valitsemiseks sobiv, kuid võib-olla suudaks ta siiski eostada troonipärija, kes võiks dünastia taastada. Selle kindlustamiseks korraldas ta, et tema poeg abielluks Marie-Louise d'Orléaniga, Prantsusmaa kuninga Louis XIV õe või venna tütrega, aastal 1679. See abielu oli Marie-Louise'i jaoks õnnetu ja mis veelgi hullem, see ei toonud kaasa lapsi. Pärast aastaid kannatusi võõral õukonnal suri ta 1689 aastal tõenäoliselt lõhkenud pimesoole tõttu, kuigi mõned sosistasid mürgistamise kuulujutte. Pärija kindlustamiseks korraldas Maria Anna, et Charles abielluks mõne kuu jooksul uuesti. Tema teine naine, Maria Anna von Neuburg, oli Saksa aadliku tütar, kes valiti tema perekonna viljakuse maine tõttu. Tema vanematel oli 17 last. Aga see oli kõik asjata. Charles jäi pärijadeta. Need aastad olid Maria Anna jaoks väga rasked. Ta oli pidevalt mures Hispaania allakäigu, oma poja tervise, Habsburgide dünastia pärast ning tülitses sageli oma miniaga. 1690. aastate alguseks oli valusalt selge, et Karl ei suuda kunagi last saada. Tema tervis halvenes kiiresti ja paljud õukonnas uskusid, et tema surm on peatselt saabumas. Maria Anna ei elanud aga nii kaua, et näha tema viimaseid päevi. 1690. keskpaigas tekkis tal haigus, mis näis olevat rinnavähk. Pärast aastaid kestnud poliitilist võitlust ja ebaõnnestunud katseid Hispaania tulevikku kindlustada, suri ta 16. mail 1696 Madridis, olles 61-aastane. Infanta Margarita Teresa ehk inglise keeles Margaret Teresa sündis Madridi kuninglikus Alcazari palees 12. juulil 1651. Tema isa oli kuningas Felipe IV. Ta oli olnud Hispaania valitseja alates 1621 aastast, pärast seda, kui ta tõusis troonile vaid 15-aastaselt. Margareti ema oli Mariana ehk Maria Anna Austriast, Austria hertsogi ja Saksa-Rooma keisri Ferdinand III tütar. Margaret Teresa vanemad polnud lihtsalt kaugelt sugulased, nad olid omavahel palju lähedasemalt seotud, kui oleks pidanud. Tema isa oli perekonna Hispaania harust, ema aga Austria harust. Aga nende seos oli palju sügavam, sest kuningliku sisasigimise jahmatava näitena olid nad onu ja õetütar. Margarete vanemate häirivalt lähedased veresidemed tulid oma hinnaga. Nende 5 lapsest 3 surid imikueas. Ellu jäid vaid 2 last, Margarete ja tema noorem vend Carlos, keda inglise keeles tuntakse nimega Charles. Aga ellujäämine ei tähendanud pääsemist. Charles oli elav tõestus sugulaste vahelise abielu õudustele. Tegelikult oli Margareti ja Charlesi sugulusaretuse koefitsient groteskselt kõrge. Mõnede hinnangute järgi oli see võrreldav õe ja venna ühiste laste omaga. Margaretil võis rohkem vedada, kuid ta polnud sellest täiesti puutumata. Kuigi ta oli oma vennast palju tervem, kandis ta Habsburgide needust omal moel, nagu me varsti näeme. Margaret kasvas üles kuningliku Alcazari palee hiilguses, luksuslikus maailmas, kus iga tema soovi täitis terve armee teenijannasid ja sulaseid. Näiteks nautis Infanta sageli maiustusi ja šokolaadi, mida ta pidi õukonna arstidelt varjama. Kuid selle luksuse all peitus Madridi õukonna lämmatav piiratus, kus iga liigutust, iga sõna,
iga pilku dikteeris vankumatu kuninglik etikett. Võimsa Habsburgide dünastia printsessina sai ta parima hariduse, mida raha ja võim võimandasid. Talle õpetati mitmeid keeli. Ta õppis saksa keelt, et paremini suhelda oma Habsburgidest sugulastega Austria harust ning omandas ka ladina keelt, mis oli õpetatuse ja Rooma katoliku kiriku püha keel. Kuid ükski haridus ei saanud teda ette valmistada saatuseks, mis teda ees ootas. Kui Margareeta vanemaks sai, ei saanud ta enam eirata silmatorkavat vanusevahet oma vanemate vahel. Tema isa oli peaaegu 30 aastat vanem kui tema ema. Aga kui see detail teda häiris, ei näidanud ta seda kunagi välja. Vanusevahedest hoolimata jumandasid tema vanemad teda. Ta oli nende hinnaline kalliskivi, ainus tõeliselt terve laps, kelle nende liit oli ilmale toonud, ja nad hellitasid teda armastusega. Oma õrnade näojoonta ja elava vaimuga võlus Margaret kõiki enda ümber. Ta oli nende väike ingel, hüüdnimi, mida nii pere kui sõbrad armastusega sosistasid. Võib-olla just sellepärast tellisid tema vanemad ühelt Euroopas suurimalt maalikunstnikult vapustava portree, et jäädvustada Margareet igaveseks, kui ta oli vaid 5-aastane. Portree, millest sai üks ajaloo kuulsamaid maale. Velázquezi maal oli kunagi tuntud nime all La Familia, perekond. Täna nimetatakse seda Las Meninas, mis tähendab õuedaame. See on sobivam pealkiri, kuna maalil on kujutatud Margareti, keda teenindavad mitmed teenijad, kes kohendavad tema kleiti. Paljude maalil kujutatud tegelaste seas paistab silma veel üks, Maria Barbola, õukondlane, kellel oli kääbuskasv. Ajastul, mil tema seisundiga inimesi alandati sageli vaid aadli meelelahutuseks, tegi Velázquez midagi radikaalset. Selle asemel, et kujutada teda lihtsalt naljana, andis ta talle sügavuse, väärikuse ja läbitungiva pilgu, mis viitab keerukale sisemaailmale. Isegi Velázquez ise ilmub selle meistriteosele, olles vaikne vaatleja Hispaania õukonna külluslikus, kuid jäigas maailmas. Teisi inimesi on näha maalidel ja peeglites teoses Las Meninas, sealhulgas Margareti vanemaid. Ja see polnud ka ainus kuulus maal Margaretist. Velázquezi maalis vähemalt 5 portreed printsessist tema nooruses, jäädvustades tema ilu ja kuninglikku elegantsi. Tegelikult oli ta üks enim maalitud noori kogu varauusaegses Euroopas, kujundades oma võimu ja prestiiži kuvandit. Kuigi see oli vastuolus kurva saatusega, mis teda ees ootas. See võib tänapäeva mõistusele tunduda raske mõista, kuid ajaks, mil Las Meninas maaliti 1656 aastal, kui Margareta oli vaid 5-aastane, käis Hispaania õukonnas juba elav arutelu selle üle, kellega ta abiellub. Kuningliku poliitika halastamatus maailmas ei olnud abielu kunagi seotud armastusega. Küsimus oli võimus. Tunded ja isiklikud soovid ei tähendanud midagi, kui kaalul olid dünastiad. Hispaania kuninga tütrena polnud Margareta lihtsalt printsess. Ta oli vaid malenupp Euroopa diplomaatia halastamatus kõrgmängus. Tema tulevik otsustati ära juba ammu, enne kui ta sellest ise aru sai. Näiteks ühel hetkel tehti ettepanek, et ta võiks abielluda Inglise kuningliku perekonna Charles Stuartiga. Ta taastati Inglismaa troonile kui Charles II, Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa kuningas 1660 aastal, pärast seda, kui Inglismaa oli 1650-ndatel lühikest aega katsetanud vabariigina olemist. Sellist abielu oleks kasutatud ebatõenäolise liidu loomiseks inglastega ajal, mil Prantsusmaa ja Hispaania olid kibedad rivaalid Lääne-Euroopa ülemvõimu pärast. Lõpuks abiellus Charles hoopis portugallanna Catarina Braganzaga 1662 aastal. Läbirääkimiste kokkuvarisemine Margareti abiellumiseks Charles Stuartiga oli peamiselt tingitud kuningas Felipe vastuseisust. Selle asemel uskus ta, et tema tütar peaks abielluma Habsburgide perekonna Austria haru liikmega. Talle ei paistnud üldse muret tegevat, et see abielu süvendaks perekonnasisest sugulusaretust. Lõppude lõpuks oli see lihtsalt viis, kuidas Habsburgid võimu enda käes hoidsid. Mis puudutab Margaretat, siis tal polnud oma saatuse üle mingit sõnaõigust. Kui Madrid ja Viin alustasid läbirääkimisi, oli Margareta tõenäoliselt õndsalt teadmatuses selle liidu šokeerivatest tagajärgedest.
ta oli alles 11-aastane, kui kuninglikus õukonnas teatati, et ta abiellub Habsburgide dünastia Leopoldiga. Nagu tema ema enne teda, oli ka Margareeta nüüd määratud jätkama Habsburgide intsestlikku traditsiooni ning pidi abielluma väga lähedase sugulasega, mehega, kes oli ühtaegu tema onu ja tema esimene nõbu. Leopold oli tema ema noorem vend ning oli 1650. aastate lõpus järjestikku saanud Austria ertshertsogiks, Ungari, Horvaatia ja Böömi kuningaks ning Püha Rooma keisriks. Isegi varauusaegses Euroopas olid teatud normid selle kohta, millal laps oli piisavalt vana abiellumiseks. Margareete kihlus oma onuga juba 1663 aasta alguses, kuid teda peeti tol ajal abiellumiseks liiga nooreks. Selle asemel lahkus Margareete Madridist Viini alles 1666 aasta aprillis, kui ta oli juba peaaegu 15-aastane. Järgnes 6-kuuline reis ning Hispaania kuninglik kaaskond jõudis Viini alles 1666 aasta detsembris. Pulmatseremoonia toimus vaid mõni päev hiljem, 12. detsembril. See oli suurejooneline sündmus, millest võtsid osa paljud Euroopa mõjukaimad kuninglikud isikud ja kõrged külalised ning mille korraldamisel ei hoitud millegi pealt kokku. Ja see suurejoonelisus ei piirdunud ainult sellega. Pidustused kestsid kogu 1667 aasta vältel. Kuid selle hiilguse varjus oli juba hargnemas tume saatus. Elu Viinis oli Margareti jaoks omapärane ja mõnikord raske. Alustuseks oli tal ja tema uuel abikaasal kummaline abielu. See võib tänapäeva inimestele üllatusena kõlada, kuid nad ei püüdnud oma lähedasest veresugulusest mööda vaadata. Ta kutsus teda tegelikult onuks. Vaatamata sellele ebatraditsioonilisele olukorrale said nad siiski hästi läbi. Neile meeldisid mõned samad tegevused, sealhulgas kunst ja muusika, ning Leopold tegi kõik endast oleneva, et Margaret tunneks end oma uues keskkonnas mugavalt. Samuti oli tavaline, et kuninglikud isikud nagu Margaret, kui nad lahkusid oma kodumaalt, et abielluda välismaa valitseja või printsiga, võtsid kaasa oma endise majapidamise teenijaid. Nii et tema ümber Viini õukonnas olid mõned tuttavad näod, kui ta oma uue eluga harjus. Võib-olla olid seal isegi mõned inimesed, kes olid olnud Madridis, kui Velasquez maalis Las Meninase palju aastaid varem. Sellest hoolimata tundis Margareeta endiselt sügavat koduigatsust, hoides kinni oma Hispaania juurtest ega teinud suurt midagi oma saksa keele parandamiseks. Aja möödudes hakkas tema kunagine õrn ilu tuhmuma. Ta jume muutus kahvatumaks, näojooned väsinumaks ja iseloomulik Habsburgide lõug tuli üha enam esile. Abielul oli ka teisi probleeme. Margareta jäi Viini saabudes peaaegu kohe rasedaks ja sünnitas 1667 aasta septembris poja, kelle nimeks pandi Ferdinand. Kuid ta elas vaid 3,5 kuud ning suri 1668 aasta jaanuaris. Nende õnn näis pöörduvat järgmise lapse, tütre Maria Antonia sünniga 1669 aasta jaanuaris. Temast sai ainus Margareete lastest, kes ellu jäi. 2 teisel nii hästi ei läinud. Poeg Jaan Leopold sündis 20. veebruaril 1670, kuid suri traagiliselt mõne tunni jooksul. Teine tütar, Maria Anna, elas vaid 2 nädalat enne, kui suri 1672 aasta veebruaris. Ja see laastav muster oli märk sellest, mis veel ees ootas. Margareete keerulised rasedused olid osaliselt tingitud tema enda terviseprobleemidest. Kuigi ta oli lapsena palju tervem kui tema vend, tekkisid Margaretele aastate jooksul enne Viini saabumist ja pärast seda siiski mõned terviseprobleemid. Kui Margareete 1666 aasta lõpus Austria pealinna saabus, hakkasid inimesed seal kiiresti tema sagedaste haiguste üle märkusi tegema. Mõnda aega pidasid paljud vaatlejad seda pideva raseduskoormuse tagajärjeks. Vaid 6 aasta jooksul pidi ta taluma 6 rasedust, sealhulgas 4 elussündi ja 2 raseduse katkemist, millest igaüks jättis ta nõrgemaks ja masendunumaks kui varem. Kuid aja möödudes sai selgeks, et mängus oli midagi veelgi kurja kuulutavamat. Margaret oli sageli sunnitud voodis olema isegi siis,
kui ta ei olnud rase. arstid diagnoosisid tal suurenenud kilpnäärme, kuid 17. sajandil ravi ei olnud ning tema seisund ainult halvenes. Margareti jaoks läksid asjad tõeliselt allamäge 1673 aasta varakevadel. Tal oli 3 nädalat kestnud kõhuvalu hoog. Siis tekkis tal palavik. On olemas dokumendid, mille kirjutasid sel ajal Viini õukonnas olnud välissaadikud, mis näitavad, et paljud olid tõsiselt mures, et ta võib surra. Märtsi alguseks oli tal hingamisraskusi ning 10. märtsil kutsuti kohale pihtisa, et kuulata tema viimast pihti ja anda talle sakramenti. Vaid 2 päeva hiljem, 12. märtsil, suri Margareeta kõigest 21-aastaselt. Lahkamine paljastas südant lõhestava tõe. Ta kandis oma surma ajal veel üht poisslast. Tema elu, mis lõppes traagiliselt vara, lõppes Viini keiserlikus krüptis, kuhu ta maeti. Erzhertsoginna ja Püha Rooma keisrinna surm tõi Austria õukonnas kaasa pika leinaperioodi. Matusetalitused kestsid nädalaid, ulatudes aprillikuusse. Leopold oli oma naise enneaegse surma tõttu laastatud, kuid see ei takistanud teda aasta lõpuks uuesti abiellumast. Tema uus naine oli erzhertsoginna Clara, Claudia Felicitas Austriast, Habsburgide Tirooli haruliige. Aga Leopoldi jaoks polnud see abielu armastusest, vaid ellujäämisest. Dünastiline mäng pidi jätkuma ja oli hädasti vaja rohkem troonipärijaid, eelistatult meessoost, et kindlustada Habsburgide valitsuse kestmine. Pärast Margareete surma läksid tema õigused Hispaania troonile üle tema ainsale ellujäänud tütrele, Maria Antoniale. Maria Antonia Austriast sündis 18. jaanuaril 1669 Viini Hofburgi palees, Austria pealinnas. Tema isa oli Leopold I, väga võimas mees. Ta oli Püha Rooma keiser, Ungari, Horvaatia ja Böömi kuningas. Tema ema oli Margarita Teresa Hispaaniast, Hispaania kuningas Felipe IV ja Austria Mariana tütar. Nagu ma olen maininud, meeldis Habsburgidele omavahel abielluda. 2. astme nõud, 1. astme nõud, isegi onud ja õe või vennatütred. Ja need sajandite pikkused lakkamatud sugulaste vahelised abielud kulmineerusid Maria Antoniaga. Ta polnud lihtsalt ühe õnnetu abielu tulemus. Ta oli põlvkondade kaupa onu ja õetütre abielude tulemus, mis süvendas dünastia geneetilist allakäiku. Muidugi olid ka tema vanemad omavahel onu ja õetütar. Kõik see tähendas, et Maria Antonia oli kõigist aegadest kõige sisseristatud Habsburg, ületades isegi oma kurikuulsat onu, Hispaania Karl II. Tal oli nii kõrge sisseristumise koefitsient, et ta oli rohkem sisseristatud kui laps, kes on sündinud vanema ja lapse või venna ja õe liidust. Mida see siis Maria Antonia jaoks tähendas? Kas teda tabaks sama traagiline saatus nagu Karl II või oli ta kuidagi pääsenud oma perekonna kinnisidee needusest? Imekombel sündis Maria Antonia tervena ja oli suhteliselt normaalne laps, trotsides ootusi, arvestades tema äärmiselt kõrget sugulusaretuse taset. Aga tema oli erand, mitte reegel. Olles oma vanemate sügavalt intsestliku abielu teine laps, oli ta ainus, kes elas üle imikuea, tõenäoliselt sajandite pikkuse sugulaste vahelise abielu tagajärg, mis oli tema suguvõsa nõrgestanud. Tema vanemate esimene laps oli poiss nimega Ferdinand, kes suri aasta enne Maria Antonia sündi. 12 last, Jaan ja Maria Anna, sündisid vastavalt 1670 ja 1672 aastal. Kahjuks surid ka nemad mõne tunni või päeva jooksul pärast sündi. Siis, olukorda veelgi halvendades, suri tema ema, Margareta Teresa, habras ja haiglane naine 1673 aasta märtsis vaid 21-aastaselt. Aastatepikkune sugulusaretus oli oma jälje jätnud ning nagu paljud Habsburgid enne teda, oli ta füüsiliselt nõrk ja vaevles halva tervise käes. Maria Antonia jäi emata vaid 4-aastaselt ning oma vanemate tugevalt sugulusabielust sündinud ainsa ellu jäänud lapsena sattus ta ootamatult ebakindlasse olukorda.
ta oli potentsiaalne pärija Austria ertshertsogi riigile, kuid ainult seni, kuni tema isa uuesti abiellus ja sai meessoost pärija. Austrias polnud kunagi olnud naissoost valitsejat ja keegi polnud isegi kindel, kas seadus seda lubaks. Kui Leopold sureks ootamatult, kas aadlikud aktsepteeriksid naissoost valitsejat? Või langeks Austria kaosesse? Ja Maria Antonia polnud mitte ainult võimalik Austria troonipärija, vaid tal oli ka tugev õigus Hispaania troonile, asetades ta ühe Euroopa võimsaima ja ebastabiilsema dünastia keskmesse. Maria Antonia võis olla kõigi aegade kõige sisseristatud Habsburg, kuid just tema onu Carlos, tuntud kui Hispaania Carlos II, kannatas selle all kõige rohkem. Nagu varem mainitud, päris Karl Hispaania trooni 1665 aastal, vahetult enne oma 4. sünnipäeva. Ta ei suutnud kunagi ise valitseda ning vajas pidevalt nõuandjaid ja esindajaid, kes tema nimel riiki juhtisid. Selle tulemusena räägiti Euroopa õukondades pidevalt trooni pärimisest. Kui tema ema suri 1673 aasta märtsis, sai Maria Antonia oma onu Hispaania kuninga Carlos II seaduslikuks pärijaks. Kuigi Carlos oli tol ajal vaid 11 aastat vana, pani tema habras tervis ja tõsised puudega paljusid kahtlema, kas ta suudab üldse last saada. See tegi Maria Antoniast eeldatava tulevase Hispaania kuninganna, kellel oli määratud pärida mitte ainult Hispaania troon, vaid ka selle tohutu impeerium, mis ulatus üle Euroopa, Ameerika ja kaugemalegi. Ja arvestades Carlose halvenevat seisundit, võis see päev tulla palju varem, kui keegi oodata oskas. Kõigi nende asjaolude tõttu elas Maria Antonia oma elu pideva tähelepanu all. Diplomaadid jäldisid tema käitumist, kui nad Viini õukonda külastasid, ja tema isa püüdis levitada mõtet, et temast saab ühel päeval Carlose järglane. See tõi kaasa palju Habsburgide propagandat. Maria Antoniast maaliti nooruses arvukalt portreesid, mis oli kuninga suguvõsade seas tavaline. Tema isa kasutas neid maale, et edendada tema õigust Hispaania troonile, saates neid üle Euroopa ja Hispaaniasse, et muuta ta rahvale nähtavaks ja tugevdada tema staatust. See oli vajalik, sest ta oli naine. Kui Viinis oleks elanud Hispaania trooni meesjärglane, poleks selliseid propagandapüüdlusi vaja olnud. Aga hirm naise valitsemise ees oli sügav ja juba mõte, et naine pärib Hispaania tohutu impeeriumi, oli piisav, et vallandada šokilaineid Euroopa õukondades. Kui Maria Antonia Viinis üles kasvas, jäi ta õnksalt teadmatuks poliitilistest tormidest, mis teda ümbritsesid. Samal ajal, kui Euroopa suurriigid tema saatuse üle arutlesid, kasvatati teda nagu iga kõrgest soost Habsburgide printsessi, ümbritsetuna õukondlikust formaalsusest ja teenijatest, kes rahuldasid kõik tema vajadused. Tema haridus oli tolle aja kuninglikule naisele kohane, ladina ja prantsuse keel, muusika ning humanistlik õppekava põhialused. Need, kes temaga kohtusid, kirjeldasid teda kui vaikset ja tõsist, kuid samas intelligentset ja väärikat. Kuid pärast tema surma muutus elu veelgi rangemaks. Samas sai Maria Antonia lühikese aja jooksul mitu kasuema järjest. Mõne kuu jooksul pärast oma naise surma abiellus Leopold oma teise nõo Austria ertshertsoginna Claudia Felicitasega, kes kuulus Habsburgide Tirooli haarusse. Maria Antonia suhted oma kasuemaga olid head ja lähedased, kuid ka tema suri noorelt 1676 aastal tuberkuloosi. Seejärel abiellus Leopold 3. korda, seekord Saksa aadlidaami ja samuti oma teise nõo Neuburgi Eleonora Magdalenega. Tema ja Leopoldil sündis 10 last, nii et peaaegu igal aastal sündis Maria Antonial uus poolõde või poolvend. Kui sellest 3. abielust sündis 1678 aastal poiss nimega Joosep, tähendas see, et lõpuks oli Leopoldil Leopoldi tiitlite meesjärglane. Nüüd oli Maria Antonia ainult Hispaania trooni pärija. Kuigi nagu oleme näinud, jäi küsimus, kas ta saab Madridis Karli järglaseks, endiselt problemaatiliseks. Muidugi oli alati veel üks võimalus. Maria Antonia võiks ise poja saada, Habsburgide printsi, kes oleks ideaalne meesjärglane Hispaania troonile. Tema isa, alati strateeg, kavandas juba tema tuleviku ajal, mil ta oli alles laps, teades, et meesjärglane võiks kindlustada Hispaania nende suguvõsale lõplikult.
Hispaania trooni kindlustamiseks tegi Leopold šokeeriva ettepaneku. Ta kavatses oma 6-aastase tütre Maria Antonia panna paari tema enda onu 13-aastase Hispaania Karl teisega. Isegi perekonnas, mis oli kurikuulus sugulastevaheliste abielude poolest, oli see liit üllatav mitte ainult sellepärast, et nad olid onu ja õetütar, vaid ka seetõttu, et kumbki polnud abieluks valmis. Karl polnud isegi puberteeti jõudnud ja Maria oli laste saamiseks liiga noor. Sellest hoolimata kuulutati nende kihlus 1676 aastal ametlikult välja ja detsembriks planeeriti voliabielu. Kuid viimasel hetkel kukkus kõik kokku. Järgmisel aastal teatas Karl Leopoldile, et ta ei saa sellega jätkata. Hispaania vajas troonipärijat ja tema õetütar oli lihtsalt liiga noor. Lõpuks abiellus Karl II 1679 aastal Marie-Louise d'Orleaniga, näiliselt sulgedes ukse Maria Antonia võimalusele saada Hispaania kuningannaks. Selle asemel tekkis uus plaan. Ta pidi abielluma Vittorio Amedeo teisega, noore Savoia hertsogiga, kes päris oma tiiti vaid 9-aastaselt 1675. aastal. Aga see abielu ei teostunud kunagi. Selle asemel abiellus Maria Antonia 1685 aastal oma teise nõbu, Baieri kuurvürsti Maximilian teisega. Vaid 16-aastaselt lahkus ta Viinist Münchenisse, alustades uut elu koos oma abikaasaga. Varsti määrati Maximilian Hispaania madalmaade asevalitsejaks ning paar veetis suure osa oma ajast Brüsselis. Münchenis ja Brüsselis oli Maria Antonia väga õnnetu. Pealtnäha polnud see abielu halb valik. Maximilian oli temast vaid mõned aastad vanem ning nad olid piisavalt kauged sugulased, et Habsburgide sisasigimist veidi vähendada. Aga olid ka teised probleemid. Tema oli seltskondlik ekstravert, aga tema oli õppimishimuline introvert, kellele õukonna tseremooniad ei meeldinud. Maximilian kohtles teda sageli hoolimatult ja üks kaasaegne nimetas teda isegi üheks kõige pahelisema mõistuse ja südamega inimeseks, keda võib ette kujutada. Maximilian ei raisanud aega oma noore naise reetmisega, hurjutas avalikult oma armukest, samal ajal kui Maria Antonia talus külma ja armastuseta abielu, kuhu ta oli sunnitud. Kuid tema suurim kannatus ei tulnud mitte truudusetust abikaasast, vaid tema enda neetud vereliinist. Nagu paljud tema traagiliselt sisseristatud esivanemad, oli tal raskusi rasedusega ning 2 tema poega surid sünnihetkel aastatel 1689 ja 1690. 1691. aastaks oli Maria Antonia läbi. Jälle rase olles ja soovimata taluda Maximiliani alandusi, põgenes ta Viini, jättes maha oma truudusetu abikaasa. Nüüd levisid kuulujutud, et tal polnud mingit kavatsust tema juurde tagasi pöörduda. Siis 1692 aasta oktoobris, kõigi ootuste kiuste, sünnitas ta terve poja, Baieri Joosef Ferdinandi, lapse, kes võis muuta Euroopa ajaloo käiku. Aga Maria Antonia võitlus ellujäämise nimel polnud kaugeltki läbi. Hispaania õukond puhkes rõõmust Joosef Ferdinandi kaua oodatud troonipärija sünni puhul. Kuid see võiduhetk tuli ränga hinnaga, tema ema elu. Maria Antonia kannatas sünnitusjärgse infektsiooni all, seisundi käes, mida tänapäeval oleks lihtne antibiootikumidega ravida. Aga 17. sajandil sellist päästet ei olnud. Keha kas võitles infektsiooniga või alistus sellele. Nädalate möödudes möllas tal palavik ja jõud kadus. Detsembriks oli selge, et ta kaotab selle võitluse. Siis 1692. Aasta jõuluõhtul vaid 23-aastaselt hingas Maria Antonia viimast korda, jättes maha oma imikust poja Joosef Ferdinandi, kes oli Hispaania tuleviku habras lootus. Kuid kuna troonipärimine oli endiselt ebakindel, jäldisid ja ootasid Euroopa suurriigid juba olukorda. Maria Antonia surm avas täielikult Hispaania troonipärimise küsimuse. Selleks ajaks oli selge, et tema onu Karl ei saanud lapsi ja tema tervis oli kohutav. Kaasaegsid ootasid tema surma igal aastal kogu 1690. jooksul,
kuigi lõpuks pidas ta vastu kuni 1700 aasta lõpuni. Aastatel pärast Maria Antonia surma võitlesid Austria Habsburgid ägedalt, et kindlustada oma nõue Hispaania troonile ja selle tohutule impeeriumile. Nende väide oli, et Maria Antonia poeg, noor Joosef Ferdinand, oli õiguspärane troonipärija. Lõppude lõpuks polnud ta lihtsalt suvaline trooninõudleja. Ta oli kuningas Felipe IV lapselapselaps, kes valitses Hispaaniat aastatel 1621–1665, mis tegi tema vereliinist ühe tugevaima sideme hääbuva Hispaania dünastiaga. Enamik Hispaania õukonna vaatlejaid nõustusid, et Maria poeg oli kõige sobivam kandidaat Carlose järglaseks pärast tema surma. Kuid ka Prantsuse kuninglikul Bourbonide dünastial oli pretensioon troonile. Felipe IV tütar Maria Theresa abiellus 1660 aastal Prantsusmaa kuninga Louis XIV. Sellest abiellust sündis palju lapsi ja lapselapsi. Nende lapselaste seas oli poiss nimega Felipe, Hispaania kuninga Felipe III lapselapselaps, kes valitses juba 17. sajandi alguses. Teda oleks võinud täiesti tähelepanuta jätta, kui poleks olnud traagilisi sündmusi. 1699. aastal suri Maria Antonia ainus ellu jäänud poeg Joosef Ferdinand rõugetesse, mis oli tolle aja kõige surmavam haigus. Tema surmaga varises Austria Habsburgide nõue Hispaania troonile kokku, sundides neid suunama oma ambitsioonid ühele Leopoldi noorematest poegadest, Karlile, kellest sai peagi uus kandidaat Hispaania tohutule impeeriumile. 1. novembril 1700 suri nõiutud kuningas Karl II vaid 38-aastaselt. Nagu mainitud, ei toonud tema teine abielu lapsi ning tema surmaga sai Hispaania Habsburgide dünastia otsa. Surivuudil tegi Karl saatusliku otsuse. Ta nimetas oma pärijaks Prantsuse kandidaadi Philippi, tagades, et Hispaania liitub Prantsusmaaga. Kuid see tekitas kogu Euroopas pahameelt. Austrialased, keda toetasid inglased ja hollandlased, keeldusid seda aksepteerimast ning mõne kuu jooksul oli kogu manner sõjas. Nii algas 1701 aastal Hispaania pärilussõda, 13 aastat kestnud verine konflikt, mis haaras endasse peaaegu kõik suuremad Euroopa riigid. Lõpuks jäi peale Prantsuse kandidaat ja Felipe Vive tõusis Hispaania troonile. Aga ühe tingimusega. Hispaanial ja Prantsusmaal keelati ühineda ühe krooni alla. Samal ajal said austerlased kompensatsiooniks Hispaania suured Euroopa valdused, sealhulgas Belgia, Milano, Napoli ja Sardiinia. Kui Maria Antonia või tema poeg oleksid ellu jäänud, oleks trooni pärimine võinud olla palju vähem kaootiline ja ajalugu hoopis teistsugune. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot sellest sugulusaretuse tagajärjel sündinud printsesside liinist ja ühest ajaloo kõige abielulisemast suguvõsast. Loodan, et leidsite selle huvitava. Andke mulle kommentaarides teada, mida te sellest videost arvasite ja kui soovite veel selliseid pikki videoid või sugulusabielude teemalisi videoid, siis andke sellest samuti kommentaarides teada. Loodan, et olete minu kanalit tellinud ja teavitusmärguanded sisse lülitanud, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et kohtume järgmises unustatud elude osas. Aitäh!